Umbes aasta tagasi tegin enda bakalaureuse raames 2 koopiat ja 1 rekonstruktsiooni luustvilepillidest. Ja neid on sellist tüüpi pille on Eesti alalt teada umbes 20 ringis ja nad on pärit keskajast ja uusajast. Üldiselt on oletatud, et neid mängiti peamiselt sama tüüpi pillidena nagu plokkflöödid tänapäeval. Et siis see sisse pandi plokk, mida on ka leitud maailmast näiteks puust. Eestist ei ole küll ühtegi leitud, aga kuna nad on oma ehituselt samasugused, siis võiks eeldada, et ka neid mängiti just nii. Ja mina katsetasin mesilasvahast plokkidega, kuna neid oli lihtsalt kõige lihtsam töödelda. Ja see eksemplar on pärit Tartust. Ta on kõige rohkem selline tavaline vilepill, et kõige levinum on olnud 3 või 4 sõrmeauku Eestis. Ja see on ka üks 2 Tartust leitud pillidest, millel olid algselt kaunistused. See teeb sellist ilusat, tugevat ja selget heli. Teine koopia on ühest pillist, mis on leitud Tallinnast. Ja see oli väga huvitav eksemplar, kuna selle alumine ots oli täiesti suletud. Neid pille on tehtud üldiselt kas lamba või kitse sääreluudest ja tavaliselt on neil siis mõlemad otsad ära lõigatud, aga sellel oli alumine ots suletud ja siin all oli lihtsalt selline väike auk. Ja nii, et ma tahtsin proovida, kuidas siis sellest heli välja tuleb. See teeb jällegi hästi vaikset heli, mis on küll selge, aga ei tea, mis olukorras seda siis kasutati või kas üldse kasutati. Tegelikult ka see Tallinnast leitud pill on leitud kohast, kus võis olla kõrts või võõrastamaja. Nii et näiteks sellises olukorras võidi ka vabalt mängida.